tere! Ja käes on siis 3.3 loenguaeg ja teemaks on sihtrühma ja turu olukorra määratlemine. Ja esimese plokina siis sellest samast teemast ma käsitlen sellist nagu, mis toimub maailmas ja mis on teooria ja teises plokis siis lähtume konkreetselt äriplaani vastavast lahtrist ja seda, mida sinna tuleks kirjutada. Nii, et kui te võtate abimaterjali ette, siis esimesena ongi siis ära määratletud Kotleri poolt kliendi suhte arengu etapid. Ja ma usun, et neid jaotusi te olete varem ka kohanud. Et esmaklient on ju, et siis esmaklient on tavaliselt sihuke esimese ostu teostaja ja sellest sõltub, tema kogemusest sõltub see, milliseks kliendiks ta sinu jaoks jääb. Kas ta muutub korduvkliendiks ja või propageerijaks ja või püsikliendiks. Ja see sõltub sinust, millise kogemuse sa talle pakud. Ja kui ta on rahul ja on rahulolev, siis on võimalik tal ka järgmine kord, õigemini võimalus on tal alati, aga siis on ta ka rohkem avatud sellele järgmisele ostule sinu ettevõttest. Korduvklient on siis see klient, kes teeb mitu ostu, aga tema ostude sagedus on suhteliselt selline kaootiline, et vahepeal ta ostab seda sama sarnast toodet ka kellegi teise poolt ja vahepeal sinu poolt. Et ta ei ole nagu selline nagu nii lojaalne sinu jaoks. Nii, propageerija. Ja propageerija on ka kliendi grupp või liik, mida te võiksite iga kord esmakliendi puhul soosida. Sellepärast, et propageerija teeb teie eest teie töö ära, teie müügistrateegia. Ja kui me ka intervjuudes siin rääkisime ja mina näiteks oma koolituste puhul väga palju soosin seda, et need, kes mu koolitusel osalevad, nemad saavad endale sooduskoodi, millega on neil võimalik reklaamida minu koolitusi oma sõpradele ja tuttavatele. Ja alati ma küsin nende käest, et kas teil on mõni tuttav või sõber või lähedane, kes sooviks minu koolitusel osaleda või siis kellel oleks kasu minuga kohtumisest. Ükskõik mismoodi. Nii et propageerijad on nagu see kliendirühm, keda te võiksite kogu aeg pidevalt suurendada enda jaoks. Ja kas või näiteks ühes intervjuus ma pakkusingi välja, et ta võiks korraldada mingeid üritusi oma tublidele klientidele, tunnustada oma tublisid kliente. Ja ma tean näiteks, et autovaruosade müüja Tartus teeb iga aasta top nimekirja oma klientidest ja top 3, mis saavad Mehhikosse reisi. See sama autovaruosade müüja poolt ja kuludega kõik asjad. Et see on nagu väga hea võimalus hoida ka oma kliente ja hoida nad enda juures, et nad järjest rohkem teeksid oste sinu juures. Seepärast, et ma tean, et autoremonditöökojad ongi selle poe väga suured nagu kliendid, sellepärast, et neil on lootust äkki aasta lõpus saada see Mehhiko reis. Ja kui on valida, kui on turul väga palju sarnaseid toote või teenuse pakkujaid, nagu autovaruosi müüvad väga paljud Tartus. Ja see turg on korralikult ülerahvastatud, ehk siis ja tuleb veel juurde ja seal turul veel mängivad rolli veel Läti ettevõtjad ka, kes toovad siis Eestisse käibemaksu vabalt neid samu varuosi palju soodsamalt või siis Poola omad. Et see turg on siin nii üleküllastunud ja sul on vaja leida see nišš, kuidas oma kliente meelitada korduvostudele ja
antud juhul preemia või siis tunnustus toimib väga hästi. Nii, püsiklient ongi, et tal on omad nagu soodustused. Tihti jälle autoremondi ja varuosadel ongi see, et kui see on püsikliendi soodustus ja ehituspoodides täpselt samamoodi. Kui sa oled äriklient ja sul on soodustus, siis tegelikult see soodustusprotsent algab 25 kuni 35-ni. Ja see on see põhjus, miks tegelikult see klient tuleb sinu juurde tagasi, kuna ta tajub, tema taju on, et ta saab palju soodsamalt neid asju sinu juurest, kuna su allahindlusprotsent on selline. Ta isegi ei taju, kas see hind on lõppkokkuvõttes odavam. Tähtis on see protsent, mida sa lubad, et sa annad alla. Saate aru erinevust, et seal on omad nagu müüginipid. Partner ongi siis koostööpartner enamasti, et sul on nagu võimalik siis tema käest uurida lisa ja kaasata mõne tugistruktuuri teostamisel teda. Kodulehe haldus, turundamine, e-turundus, sisuturundus ja nii edasi. Ja osanik on siis põhimõtteliselt selline Eesti mõistes tegelikult suhteliselt võõras mõiste ja ei eksisteeri. Miks on tegelikult oluline üldse tunda oma sihtrühma või kliente? Ja mis vead tegelikult tehakse? Ongi see, et öeldakse, et mu sihtrühm või kliendid on kõik naised Eestis. Ja nii ongi, et kui ma määratlen nad kitsamaks, siis ma kardan, et mul ei ole turgu. Päris nii ei ole. Et see, kui sa oskad oma kliente ära määratleda või oma sihtrühma ära määratleda võimalikult täpselt, tänu sellele sa tunned oma klienti palju paremini ja sa oskad teda õppida tundma ja läbi selle on sul võimalik paremat toodet või teenust talle müüa. See ei tähenda, et sinu toodet või teenust ei võiks osta keegi teine, kes ei kuulu sul klientide rühma, kuhu sul fookus on. Näiteks minu koolituste põhifookus on siis väikelastega kodused emad. See ei tähenda, et ma koolitustele teistele paneks ukse nina eest kinni. Ma võtan nad kõik koolitusele ja ma pakun neile täpselt sama head kvaliteetset teenust nagu teistelegi. Et selles mõttes ei kahtle. Aga see, et mul on selline fookus, aitab mul turundada ennast paremini ja aitab mul inimeste käest küsida väga täpseid küsimusi ja mul aitab ka inimeste käest küsida soovitusi, kas nad teavad mõnda väikelastega kodust ema oma tutvusringkonnas. Nad annavad mulle nimekirja ja ma saan nendega suhtlema hakata. See, miks mina olen valinud selle sihtrühma, tulenebki minu isiklikust tundest, et minu jaoks on see kõige meeldivam sihtrühm. Et see on see kliendirühm, kellega mina sooviksin väga töötada ja ma näen, et ma saan neid mõjutada, inspireerida kõige rohkem. Aga see ei tähenda, et ma teistega vähem tegeleks, lihtsalt ma oskan siis oma turundust paremini sihtida. Ja Facebookis näiteks on ka, kui sa teed tasulist kampaaniat, siis väga täpselt on võimalik panna paika see sihtrühm. Ja seda odavam su kampaania rahaliselt on, sest Facebook otsib väga täpselt välja selle sihtrühma, kelle sa määratlesid sinna. Nii, aga teoreetiliselt siis ma leidsingi sellise ilusa ämbliku, mis siis turundajate poole pealt ongi siuke põhitööriist. Et klientide rühmitamine ja tegelikult on turunduse seisukohast see kõige olulisem. Et teen endale ka selle suuremaks siin, et hakkame vaikselt läbi liikuma, sellepärast et see on see asi, mida te võiksite ka enda äriplaanis enda jaoks läbi mõelda. Esimesena tavaliselt siis ongi määratletakse ära geograafiline paiknemine. Ehk siis, kui me paneme tihti sihtturuks Eesti,
siis see tegelikult ei anna nii palju, kui me paneksime turu regionaalseks jaotuseks Lõuna-Eesti või Lääne-Eesti või siis konkreetsed linnad või siis need sinu sihtkliendiks ongi siis põhimõtteliselt maasulas elavad väikepered. Lisaks sinna juurde siis demograafiline tunnus, et siis sugu, vanus, rahvus, haridus, sissetuleku vahemik, elukutse. Et sa võid enda jaoks mõelda, et kas nendest tunnustest mingi on oluline lähtudes sinu äriplaanis ees olevast tootest või teenusest. Need on tegelikult ka sellised tunnused, millega nagu vanasti liigendati ja rühmitati oma kliente. Ja põhjused ongi siis ka, miks seda kõike teha, ongi siis nagu siin näha ka, et kasutada optimaalselt ettevõtte ressursse, arendada tooteid vastavalt oma kliendile ja turundada, teha soodustusi õigesse kohta ja arendada ka nende klienditeenindust lähtudes oma kliendist, segmendist, pakkuda vajadusele rahuldavaid tooteid ja teenuseid ja kohaneda muutustega. Ehk siis, kui näiteks mingi oluline muutus toimub seadusandluses seoses väike lapsega kodus olevatele emadel, et see vanemahüvitise periood lüheneb või pikeneb, siis minul on hea seda teada ja mul on võimalik sellega ümber kohaneda oma teenustes. Või siis näiteks praegu, ta on küll juba vana, aga üldiselt oli seadus see, et vist said nüüd isad ka saavad olla veel vanemahüvitise peal, siis see on üks suund, mis ma võiks tulevikus kliendina enda jaoks ära rühmitada ja võtta üheks lisakliendigrupiks ja tootagi teenuseid, koolitusi just vanemahüvitisel viibiva mehe jaoks. Et kuna tegelikult turg või majandusolukord soosib, et selliseid mehi tuleb juurde Eestisse. Nii. Ja mis ma ütlesin, et need ülemised olid tegelikult nii-öelda vanad rühmitamise alused, siis tänapäeval järjest rohkem muutuvad oluliseks psühholoogiliste tunnuste, eesmärkide, motivatsioonidega alusel ja spetsiifiliste vajadustega klientide rühmitamine. Et sa mõtleksid välja, mis teda motiveerib, mis on tema ambitsioonid, mis on tema väärtused, milline on tema eluviis. Sest et kui sa suudad ära määratleda oma konkreetse kliendi segmendi elulaadi või kus ta veedab oma vaba aega, mis on tema jaoks oluline väärtus, mis tema eesmärk on, kuhu ta tahab jõuda, sest läbi selle sa saad ka paremini turundada ja valida turunduskanaleid. Täiesti loogilisena näiteks, et oleks mul mõistlik minna, kus väikelastega emad veedavad oma vaba aega. Mänguväljakutel suvisel ajal on ju, päevasel ajal. Kesklinnas jalutavad enamasti vankriga, päevasel ajal me näeme päris tihti. Kaubanduskeskustes on nad. Ja kui me võtame mingid vaba aja üritused, siis ongi sellised, kus väikeste lastega saab viibida. Või siis vastupidi sellised üritused, kus naine on üksi ja on võtnud aja iseenda jaoks. Ja mis väärtused on need, mis siis peaks olema need minu teenuse puhul olulised. Et ma peakski õppima tundma, mis nende emade väärtused on. Üks ongi siis see, et lapse eest hoolitsemine on ju, mis ühelt poolt ongi vastuolu. Kui minu väärtuseks on iseendale mõtlemine, siis tihti naised, kes on väikeste lastega ja beebidega kodus, iseenda peale nad kõige vähem mõtlevad. Et ongi oluline see, et leida see nagu ühisosa nende kahe põhimõtteliselt väga erineva väärtuse vahel. Ja kui ma teadvustan seda, nagu ma praegu ütlesingi välja, siis tänu selle teadvustamise kaudu ma saangi lahendada enda jaoks olulise probleemi, et
miks naised ei tule mulle koolitusele? Sellepärast, et mul ei ole mõtet reklaamida neile seda, et nad saavad iseendale mõelda. Võib-olla on mul mõistlik reklaamida neile seda, et sa saad olla parem ema. Ja läbi selle, et sa õpetad oma lastele, kuidas olla rõõmsam, kuidas väärtustada iseennast. Kui kuulajate seas on väikeste lastega emasid, siis tajuge seda vahet. Kuidas on need sõnumid muutuvad ja kuidas need kõnetavad sind. Et seal on minu arvates väga suur erinevus sees. Et kui ma ütlen, et tule koolitusele, sellepärast, et see, et sa panustad iseendasse, on edu võti. See on ettevõtjatele suunatud lausa, on ju. Tule koolitusele, sellepärast, et see aitab sul olla rahulolev ja õnnelikum oma elus ja näidata ja olla parem ema oma lastele, kuna sa tunned õnnet, tunnet ja rahulolu oma igapäevaelus. Ma arvan, et on erinevus sees. Kui sul on täpselt ära rühmitatud, kes su kliendid on, neid võib olla mitu siin, aga need on ära rühmitatud võimalikult täpselt, siis tänu sellele sa suudad ka paremini müüa oma tooteid ja teenuseid. Ja põhiline, mis siis tehaksegi ja viga, et see töö tehakse liiga pealiskaudselt ära. Et öeldaksegi, et et mu kliendid on kõik Eesti ettevõtjad või siis mu kliendid on kõik Eesti emad. Et reaalsus on see, et kui ma võtaks enda klientideks kõik Eesti naised, on ju kellel on alla 3-aastane laps kodus, siis ma ei jõuaks mitte kuskile, sellepärast et põhifookus on ikkagi minul, ma asun Tartus ja põhifookus kõige laiemalt on Lõuna-Eesti. Ma võin küll tahta tulevikus laieneda Eesti peale, terve Eesti peale, pakkuda mingeid lahendusi või siis e-keskkonna või koolituste kaudu ka üle Eesti minna, aga mu põhifookus on praegu ikkagi siin ja Tartus ja äärmisel juhul Lõuna-Eesti on see, keda ma saaksin nagu kliendisegmendina geograafiliselt nimetada. Ja pigem ikkagi ongi Tartus, sest Tartus on see liiklemine neil emadel lihtsam tulla minu koolitusele, kuna aega kulub neil vähem olla eemal nagu oma lapsest. Ehk siis kui mees või keegi hoidja on, et siis ta saab tulla nagu ära ja ta saab kiiresti tagasi minna. Et sellised nüansid tegelikult aitavad sind ettevõtjana. Nüansside peale mõtlemine aitab sind ettevõtjana väga palju ja siin algabki see asi sellest, et sul on klientide rühmad või segmendid ära määratletud iseenda jaoks. Et sul on näiteks top 3 kliendisegmenti, kellega sa tegeled. Et ja järjest rohkem määratle neid mitte ainult geograafilist või siis sissetulekute baasil, vaid psühholoogilisi tunnuseid, eesmärke ja motivatsioone. Sellepärast, et tänapäeval, kuna ühiskond on sellisel arengutasemel Eestis, ei ole enam nii oluline see baasvajadus, vaid ongi see eneseteostuse vajadus olulisem ja läbi selle psühholoogiliste tunnuste määratlemise sa saad suunata oma tooteid, teenuseid paremini ja konkurents on ka tugev, nii et siis sul on hea teada tunda oma klienti. Ja kui sa ei tea neid tunnuseid või asju, siis ma tegelikult soovitangi siis Statistikaametis on üks nagu arvuline tõestusmaterjal taga, aga näiteks, et ongi Statistikaametis enda näite puhul ma saangi siis vaadata välja, et palju siis on Tartus alla 3-aastaste lastega emasid ja milline on nende keskmine haridustase, võib-olla isegi mingi sissetuleku saan kuskilt ja võib-olla isegi saab kuidagi teleka vaatamise ja mingid siuksed asjad, et see elustiili statistikat on päris palju tulnud juurde. Aga teine võimalus, kõige lihtsam võimalus ongi küsida, et inimestega suhelda, et küsigi siis oma selle kliendi segmendi esindajalt, nii kuule, mis sinu suhtumised, elulaad ja hoiakud on, mitte küll selliste sõnadega, aga põhimõtteliselt.
et sa saad temaga vesteldes kohe aru, millised tema väärtused on. Et kas ta hindab keskkonna hoidu näiteks, on see tema jaoks oluline, või siis tema jaoks oluline on kliimamuutused, või siis on tema jaoks oluline väärtus hoopis reisimine või soov olla nagu vaba. Et sa saadki seda nagu kõike vaadata. Nii. Kui me hakkamegi neid segmente looma, siis iga segmendi puhul me peame defineerima ära järgmise tunnuse. Et ta peab olema mõõdetav. Et sul oleks võimalik mõõta, palju selles kliendi segmendis on tegelikult kliente arvuliselt. Siis ligipääsetav ehk siis, et sul oleks, ütlen seda, et kui mul on nagu väga täpselt mingi kliendi segment ära määratletud ja tegelikult turundamisel mul ei ole nagu võimalik sellele ligi pääseda. Ma mõtlen, üks nagu hea on see ja näiteks kaalupsühholoogia programm, mida ma teen, et mul on nagu keeruline määratleda. Ma tean, kes see on, ta võiks olla 30 kilo või 10–30 kilo ülekaalus olev naisterahvas. Jälle Tartus või selle lähipiirkonnas on ju. Ja vanus isegi antud juhul, ütleme nii, et 25–40. Ja muu elu võiks olla tal suhteliselt rahulik. Et ma saan aru selle segmendi sisust, aga samas tegelikult, kui me võtame Facebooki kampaaniat, siis mul on väga keeruline määratleda ära seda kliendi segmenti, sellepärast et temas on mingid tunnused, mida inimesed avalikult ei räägi. Et isegi kui ma Facebookis otsin, siis ei ole nagu eetiline mõnes mõttes inimesele kirjutada, et kuule, kas sooviksid kaalust alla võtta või siis programmis on väga ilusate kehadega naisi ja reaalselt nende jaoks on see programm oluline. Et ma ei saa tegelikult eeldada, et kui sa oled ülekaalus, siis sul on huvi programmi vastu. Et ta peaks olema turunduslikult ligipääsetav, et sul on lihtne leida see sihtrühm ülesse turunduslikult. Nii, näiteks ka kui naiste pesu on ülekaalulistele müüa, siis ongi see ka teema, et kuidas sa lähened sellele sihtrühmale. Sõnumite ja sloganite kaudu sa leiad, aga samas sul on raske teha sihtturundust, sellepärast et need on need tunnused, mida inimesed Facebooki profiilis ei ole üldiselt kaalu kirjas. Või siis, kui palju sa sooviksid kaalust alla võtta näiteks, või siis, kuidas sa oma kehas ennast tunned. Et mingid asjad peaksid olema ligipääsetavad. Olulised. Et ta peab ikkagi olema piisavalt suur. Et sul ei ole mõtet luua eraldi kliendi segment 10 inimese jaoks. Et sa tead näiteks, et Tartus on 10 sellist inimest. Et ta peaks ikkagi olema paarisaja suurune vähemalt, kui mitte 1000. Et oleneb kliendi segmente, me saame ju ajas kogu aeg muuta. Et praegu me määratleme ära ühe kliendi segmendi, näiteks top 3 segmenti meie jaoks olulist, siis me saame neid nagu täiendada, muuta. Nii, et ta peaks ikkagi piisavalt suur olema, üle 1000. Eristuvad unikaalsed, et sul ei tohiks olla niimoodi, et sa määratled ära 3 kliendi segmenti ja siis need on suhteliselt üks ja sama, et need on igas kliendi segmenti sobib see sama, näiteks, et sa ise sobid igasse sellesse 3.
et need peakski ikkagi olema üksteist välistavad, et sa ikkagi kuulud ainult ühte, äärmisel juhul kahte, aga nii on. Asjakohased, et jälle, et kõik ikkagi lähtub sinust endast, et kindlasti mina oma kliendisegmendina ei määratle vanureid, kui statistiliselt korrektne, kuna algab vanur. Pensioniealine on okei. Ma mõtlengi, et vist 70, kui ma praegu liiga ei tee kellelegi, et 70 pluss ei ole minu sihtrühm. Et kuna see ei sobi minu inimesega, ma tean, et need inimesed mulle ei istu ja nad võivad olla ükskõik kui toredad, aga minu sihtrühm on mujal. Ja stabiilsed. Et näiteks alla 3-aastaste lapsevanemate sihtrühm, segment on väga ebastabiilne tegelikult. Sellepärast, et lapsed kasvavad iga päevaga. Nii et see segment on ajas pidevalt muutuv. Et see üks segmenti kuuluv liige arvatavasti püsib seal segmendis 2 aastat. Et siin on ka see, et kui mina panen paika 3 erinevat segmenti, siis üks võiks olla nagu vähemalt stabiilsem minu jaoks, et see, kui ta elus ei tule hullult nagu hulle muutusi, siis ta püsib seal segmendis. Nii, naised või mehed on ja nagu siuke üldistus, kuigi tänapäeval isegi see on muutuv tunnus. Mõned muutuvad naiseks ja mõned muutuvad meheks. Nii. Ja läbi selle, kui sul on ära määratletud erinevad segmendid ja neil on need samad eelnevalt nimetatud tunnused, siis sa saad vaadata, et milline segment on sinu jaoks kõige atraktiivsem. Ja seda sa saadki hinnata siis turusegmendi suuruse ja võimaliku kasvu järgi. Et see on natukene selline, kuidas ma ütlen, suuremate ettevõtete pärusmaa, aga sa võid ka enda jaoks natukene mõelda läbi ikkagi, et kas see segment, mis sa oled ära määratlenud klientidest, kas ta sinu praegu kaasatud klientide arv on väike seal proportsionaalselt või siis pigem suur? Kas sul on seal segmendi sees võimalik kasvada ehk siis kaasata rohkem inimesi? Ja siis ongi, et kui palju sinna selle turusegmendile juba pakutakse sarnaseid teenuseid, tooteid. Ehk siis kui suur on see ostujõud sellel samal kliendirühmal. Et siin ka ongi oluline teha selgeks enda jaoks, et kui su segmendiks on eraisikud, siis pane need. Ja kui on ettevõtte puhul, sa saad ka neid segmente luua. Et raamatupidamislikult ongi minu oluliseks põhiliseks turusegmendiks, mis ma olen valinud, on alustavad ühe mehe või naise ettevõtted. Et ostujõud tegelikult neil on väike, kuna algkapitali puhul ongi keeruline neil saada hakkama, aga potentsiaal neil kasvada on suur. Sest kui mina neid alguses toetan, siis ma ei tea ju, kuhu neil on võimalus ja võimekus kasvada. Et suurus ja kasv on väga nagu suur. Teisalt, kui ma võtan teiseks turusegmendiks endale, ma tean näiteks, et üks Eestis väga atraktiivne raamatupidamisbüroo, Robi on vist see, Krista Teearu oma, et tema segmendiks oluliseks sihtkliendiks on siis need ettevõtted, kes soovivad kasvada uuele tasemele ja läbi siis internetiteenuste või siis ebatraditsiooniliste toote ja teenuste kaudu. Ehk siis tema jaoks ongi see potentsiaal ja ostujõud väga suur, kuna need on need ettevõtjad, kes tegelikult neil on juba raha, nad soovivad veel rohkem raha saada ja olla seal kasvu alguses neile toeks. Konkurente ka ei ole, sellepärast, et väga vähestel raamatupidamisbüroodel on kompetentsi sellistele erilistele klientidele keskenduda. Ja voilà, ideaalne kooslus on ju.
et kuna tema on ära määratlenud erinevad kliendisegmendid enda jaoks ja valinud just selle atraktiivsuse järgi. Ma küll ei ole Kristaga rääkinud sel teemal, aga praegu mulle tundub väga loogiline, tundes tema nagu koolitustel käies tema põhjalikkust, et siis ta ongi valinud atraktiivsuse kriteeriumite järgi selle kõige nagu ägedama tema jaoks ülesse. Nii et siin on täpselt samamoodi ikkagi kaasaegse sihtrühmade määratlemise järgi, nagu ma ennegi ütlesin, on oluline tänapäeval mitte ainult identifitseerida seda sihtrühma gruppi demograafiliselt või geograafiliselt, pigem on ikkagi sihuke pehmed väärtused, isiksusväärtused, elustiil, hoiakud, rahulolu, usaldus ja nii edasi. Ja tegelikult on väga palju erinevaid turundustööriistu, kuidas sul on võimalik neid grupeerida, identifitseerida erinevaid segmente ja läbi sellega oma reklaamikampaaniad veelgi paremaks teha. Nii. Siin on ka natukene järgmisena antud teile sihtturu määratlemiseks erinevaid allikaid. Ega tegelikult selle info leidmiseks ei olegi nagu väga palju nagu, sa võid enda peas ära määratleda ka selleks, et seda segmenti mõõdetavalt määratleda ja aru saada, kui suur su segmendi suurus üldse on arvuliselt. Selleks ikkagi peab otsima internetist erinevaid statistilisi andmeid. Et siin on nagu ära toodud mõned võimalused sinu jaoks. Need ei ole kindlasti kõik, mis on võimalik. Kõige rohkem ma ikkagi soovitan kasutada Google otsingut või ükskõik mis otsingu keskkonda ja pannagi konkreetselt turusegmendi või kliendi nimi sisse ja lisada juurde uuring ja statistika. Et see annab sulle nagu sellise mõnusa ülevaate, mis toimub turul. Lisaks siis ta viskab ka ette sulle konkurendid sellest sama, kes tegelevad selle sama kliendi või turusegmendiga. Ja leiad ka väga põnevaid artikleid. Põhimõtteliselt soovitan kõigepealt tutvuda ka otsinguga tuleb välja väga hästi Statistikaameti lühiartiklid või blogi. Seal nagu väga põnevaid, näiteks emadepäevaks antakse välja Statistikaameti poolt lühikene artikkel, et milline on tänapäeva ema ja kuidas ta oma vaba aega veedab. Ja nii edasi, et see on nagu sihuke, mulle meeldib selliseid lühiartikleid lugeda. Aga samas kõige põhjalikum on ikkagi Statistikaameti andmebaas. Teisalt seda on nagu suhteliselt keeruline kasutada. Et seal nagu läheb sul aega, et aru saada, mis valdkonna all üldse on see info, mida sina soovid, kas ta on majanduse all, keskkonna all, ettevõtte põhinäitajate all, seal on sotsiaalelu ja nii edasi valdkonnad, et sul läheb natukene aega ja kui sealt sa pead võtma enda jaoks aega, et leida need andmed, mida sul vaja on ja sa võid komistada väga põnevate andmete otsa, mida sa alguses tunned, et sul ei ole vaja, aga see on põnev. Võiks vaadata, mis seis seal on. Ja ministeeriumite kodulehel on ka väga hästi olemas erinevaid statistikaid, uuringud ja raportid, et ikkagi tehakse aastast aastasse väga põnevaid uuringuid ja neid võib lugeda. Ja konjunktuuri instituut on siis see 7, mis siin on kodulehe aadress. Seal võib ka otsingusse panna kõige lihtsamalt, mis saab otsingus uuringud või raportid. Sest et nad tegelikult annavad iga kvartal välja ka ettevõtluse, üldse nagu kvartali raamatuid ja asju. Ja lõputööde andmebaas on väga äge koht, kus surfata. Alati, kui ma nõustan või siis kirjutan äriplaane või
üldse tegelen sellise nagu uurimustööga, uurimuse poolega, siis ma kasutan lõputöid, sellepärast et tudengid on juba sinu eest selle uurimise ära teinud, mida sul oleks vaja uurida. Et kuidas see kliendi grupp näiteks, mis eluviis tal on, millised tema väärtused on. Et näiteks siingi, kui ma seda koolitustki koostasin, et millised motiivid on mikroettevõtjatel alustamiseks, oli üks see põhiline lõputöö, mida ma lugesin, väga põnev lugemine oli. Et loomulikult ma saan aru, et see ei pruugi olla teie lemmik vaba ja veetmisvõimalus, aga tahes tahtmata see on oluline võib-olla enda jaoks läbi mõelda. Nii, nüüd me liigumegi selle teema teise ploki poole, ehk siis turuolukorra määratlemine. Kui sul on kliendisegmendid teada, kellele sa sooviksid nagu keskenduda, siis sa saadki ka sellest lähtudes mõista, mis on turutrendid. Ja ühelt poolt sa tegelikult tajud igapäevaselt, mis need turutrendid on, et Eestis. Ja siin sa võidki vabalt enda jaoks kodus, lihtsalt enda jaoks läbi mõelda, mis need 5 trendi on sinu silmis, kuhu Eesti majandusruum ja turg liigub. Et ma ei hakka vist ette ütlema, muidu teil oleks liiga lihtne. Minul on lähtuda siis enda väärtustest ja eluhoiakutest välja kujunenud mingid arusaamad, kuhu Eesti liigub, on ja. Kuhu Eesti ettevõtlusruum kui selline liigub. Ja ma olen igas loengus, ma arvan, ka rääkinud sellest, nii et vaata ka rahulikult enda jaoks üle, et mis need võiks olla, mis need trendid. Ja väga põhjalik, nagu ma ütlesingi, see on isegi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel, mitte Konjunktuuri Instituudi kodulehel muideks. Ma ei tea, miks nii, aga nii on. Et raport Eesti majandusruumist ja ettevõtlusest, vaat sealt te saate väga palju infot selle kohta, ka järgmiste peatükkide kohta, et kui me lähme järjest rohkem ka mikro- ja makrokeskkonna analüüsi juurde ja konkurentide analüüsi juurde, vaat sealt te saate ka seda, et mis teie valdkonnas üldiselt toimub, mis on arengutendentsid ja ka kliendisegmentide puhul, mis on need arengutendentsid, et ta vist seal annab iga kord 6 kuu oma ja see märts 2019 on nagu väga uus, on ja. Et võib-olla siis need kord kvartalis peaks tulema see, et aprill, mai, juunis tuleb nüüd lõpus järelikult uus, et soovitan ka teil nagu seda uurida. Et järjest vaadatagi ja uurida. Ja minu jaoks ongi see, et tegelikult ei ole olemas lihtsalt turuolukorra kaardistamiseks ja trendide määratlemiseks. Mul ei ole siin raamatut kaasas. Aga sa peadki olema detektiiv, uurima, suhtlema ja küsima ja guugeldama ja otsima inimeste käest, et mis nemad arvavad ja vestlema kogu aeg sel teemal. Et on küll trendide raamatuid, mul endal on ka üks trendide raamat iga aasta, ma saan aru, et ta annab seda välja, see on ingliskeelne, mul on kingitise ja ennustab turutrende või maailma majanduse trende, et mis väärtustele liigub igas, nagu seal oligi majandus, oli üks suund, kunst, sotsiaal ja nii edasi, et mis trendid 3 asja on 2019 aastal siis selles valdkonnas. Ja põhiline, mis seal oli, nagu kui me lähtume, et tegemist ei ole nagu Eesti põhjal, vaid just maailma põhjal tehtud trendide ennustamisega oligi sihuke sotsiaalne värk, ehk siis rohkem panustatakse asju heategevustesse, ehk siis sinu ettevõtlus peaks toetama heategevust ja maailmale hea tegemist. Et see on üks trend, kuhu siis iga ettevõte liigub ka. Ja ma arvan, et see on ka Eestis. Et järjest rohkem ikkagi tuleb seda, et osta seda ja siis nii mitu senti läheb heategevusse.
või siis kogu tulu annetatakse sinna või siis tehaksegi heategevuskampaaniaid tuntud muusikutega ja nii edasi. Et tegelikult see suur ettevõtte mainekujunduse üheks oluliseks osaks ongi sihuke nagu ühiskonnale tagasiandmine. Et kui te vaatategi, et kõik need siuksed suured heategevusprojektid on tavaliselt ikkagi toetatud teatud suurkorporatsioonide poolt, Eesti Energia, Telia ja nii edasi, Coca-Cola, et see ongi nagu brändingu üks osa, mis siis üritab inimestele selgeks teha, et nende jaoks on oluline väärtus see. Kui see on sinu jaoks oluline väärtus, siis osta meie tooteid ja teenuseid. Ja järjest rohkem see empaatilisus ja see teema nagu tuleb ka ettevõtlusse sisse ja vastutustunne. Ja just ka see nagu hoolimine töötajatest, see on ka üks trend, et kui me teame mikro- ja makroanalüüsis, me räägime rohkem tööjõust ja tööjõu olukorrast Eestis, siis tegelikult see on ka see trend, et ettevõtjana sa pead järjest rohkem panustama töötajatesse. Aga nüüd, kui lähtudagi sinu enda nagu klientisegmentidest, siis nuputa, suhtle, räägi, küsi inimeste käest, vaata, mis nende mõtted praegu on ja mida nad näevad, et tulevikus toimub. Et kui ma mõtlen jälle enda näite puhul, et mis on olukord praegu naistel vanemahüvitisega, ma peaks internetist lugema mingeid valitsuse eelnõusid, et mis on plaan valitsusel veel teha selle vanemahüvitisega, kas see kaob või siis see periood pikeneb ja kuidas ma saaksin siis seda ära kasutada iseenda jaoks. Ja kui palju ka just selle poole pealt vaadata, et kui palju tegelikult pakutakse just minu selle turusegmendile erinevaid teenuseid ja tooteid minu konkurentide poolt. Kas on veel mõni koolitusfirma, kes on võtnud selle endale sihtrühmaks või siis nad ei ole nagu oma kodulehel seda otseselt välja öelnud. Kui me lähme ka näiteks põllumajanduse näitele, et põllumajanduses mahepõllumajandus on teema ja sihuke lihtsasti hooldamine aianduses on ju. Ja teisalt poolt on aianduses trendiks ka selline nagu looduslik lähenemine, et sul ei ole enam eesmärgiks kliiniliselt umbrohtudes puhasaed, vaid siis lubada loodusel toimetada ja otsida ilu sellest nagu looduse enda nagu tulemist. Ja see on nagu, kui sa plaanid põllumajanduses või aianduses hakata oma ettevõttega tegelema, siis turutrend on ilmselgelt sinnapoole, et maha väetised või üldse mitte mingit väetist, mürgitamist ei. Ja samas nagu sellised looduslikud aiad on nagu teema. Mulle tundub, kuigi ma olen aianduses võõras inimene, aga mulle tundub, et see turutrend liigub sinnapoole. Ja järjest rohkem ka neid ettevõtteid määratlevad ennast selle suunaga. Ja aianduses üks uus suund on ka see vertikaalaiandus või nii-öelda, et korterites ja järjest rohkem hindavad ka inimesed soovi olla rohelises ka linna keskkonnas ehk siis see urban nii-öelda urbanaed või et kogukonnaaiad ja nii edasi, et see on sihuke nagu trend. Lihtsalt teile mõtteid, et te peate ise otsima neid vastuseid ja te leiate võib-olla väga põnevaid, mis aitavad ka, kui teil on segmendid paigas, aitavad ka teil disainida kohe alguses oma äriplaanis oma teenust ja toodet. Et äkki sealt tekib mingi vahva idee, kuidas oma enda jaoks olulise kliendisegmendile veelgi paremini seda nagu toodet ja teenust pakkuda. Äkki tuleb mingi lisateenus, mis toetab seda nii kaunilt ja teeb selle töö sinu eest ära. Nii, aga praeguseks siis 3-3 loeng sai otsa ja kindlasti
vaata ka seal programmi failis üle asi. Pane kuupäev kirja, kuna vaatasid ja ka siis see, mida sa uut õppisid ja mõni märkus. Et kui sa tunned, et kuule, tahaksid mulle midagi öelda, et sinna võid vabalt selle kirja panna. Et ootan põnevusega, mida te uut õppisite siit tänasest loengust. Ja kohtumiseni juba järgmises loengus. Anju! Tšau!